Elu on ikka imelik. Lähenevad 2008. aasta jõulud. Inimesed on näinud Reporteris lugu õnnetust Toomas Tammest, kes elanud 2,5 aastat Tartu lähedal metsas Kileonnis. Ööpäeva ring võtsen väljas. Elu, ei ole. Hoolimata kõigest me ei pelga raskusi, aga mis siin ikka vinguda. Süda on Eesti rahval kaastundlik. Toomase jaoks hakati raha koguma, et mehel oleks koht, kus olla. Me kogume Urmas jaoks raha, et osta talle Aagis suvile. Samal ajal avab Tallinna kesklinnas uksed üks isemoodi baar. Kui enamus baaridesse ei tohi koos lemmikloomadega minna, siis siin õllebaaris Basilia käivad asjad risti vastupidi. Siin on suisa hea meel, kui tullakse õlut jooma ja võetakse kaasa oma lemmikud. Baari ja Toomas Tamme loo kõrvutamine pole etteheide loomakohviku pidajatele. Elu lihtsalt on selline, aga sellesse õdusasse paika võivad kõik hoolealused koos omanikega julgelt sisse astuda. Välja ei aja neid mitte keegi. Võite tulla kas või koos hobusega, kui uksest sisse mahute. В нашем баре вы можете прийти со своим питомцем, с любым. Главное, чтобы оно было воспитанное животное. Valeria on üleüldse üks väga-väga suur loomasõber. Seda näitab ka baari sisustus. Kõikjal on lemmikloomade kujud, seinu katavad loomade pildid. Nii mõnedki piltidel poseerijatest on kuulunud või kuuluvad kohvikbaari omanikule. Koera-kassi baari saab reserveerida ka pidudeks. Seda võimalust kasutasid Yorkshire Terrierid koos omanikega muidugi. Kokku tuli 20 inimest ja peaaegu sama palju karvaseid rõõmukerasid. Peeti jõulupidu. Mõte ei olnud üldse uus, selles mõttes, et ma olen korraldanud juba selle aasta suvel korraldasime kokkusaamise ka just sellele samale tõule koerte jalutusaias nagu väljas, kuna praegu on ilm on külm ja ei ole kuskil õues olla, siis me juhuslikult avastasime selle koha. Ja siis mõtlesime, et teeme siin juba nagu uhkema banketi moodi, et on söögid, joogid ja saab juttu rääkida ja koerad saavad mängida oma vahel. Üks korralik söögikoht pole aga mitte midagi väärt ilma maitsva toiduta. Lisaks korralikule joogikaardile on ka jõulupeo menüüs arvestatud pea kõigi külastajate soovidega. Kõhu peaks head ja paremat täis saama nii inim- kui ka lemmikloomad. У нас есть меню для всех. Для крыс, хорьков, морских свинок, кошек, собак. Единственное, у нас пока не для рептилий. Но я думаю, что если кто-то признам с рептилиями, мы придумаем меню для них. Koerte jõulupidu hakkas pihta tutvustamisega. Pole midagi öelda, aga uhketele kutsadele on ka uhked nimed pandud. Nufella, Chiquita, Jerry Low ja Lord. No kõik ei jõuagi ette lugeda, sest keel läheks sõlme. Aga need olid alles hüüdnimed. Kuninglike passinimede kõrval nagu Beller Öre Extreme Beauty või Mari Osis Flower kõlavad näiteks meie lihtsurelike Eesti inimeste nimed nagu Ropp Anekdoot. Tema on Sessi. Saab vastu 4-aastaseks. Mina olen Kristjan, tema on Veronika ja see on meie väike Lord. Saab homme 10 kuuseks. Ta ei püsi üldse paigal. Pärast ametliku osa lõppu võiski pidu alata. Kutsad tegid tutvust ja igaüks näitas seda, mis tal just paremini välja tuli. Näiteks selle pisikese Melodi arust on just tema Baltimaade parim tantsija ja tantsud tähtedega oleks ta kindlasti ära võitnud. Paraku tegid korraldajad andestamatu vea ja unustasid ta kutsuda. Õnneks selline tühi asi ei vähenda karvavõrdki ühe hästi kasvatatud Yorki tüdruku tuju ja elurõõmu. Igale peole satub aga alati ka selliseid isaseid, kes tulevad ainult ühe kindla mõttega. Nende ainus eesmärk on mõne sulni prelnaga ühte heita. Paraku on aga see noor Don Juan nüüd küll valel teel. Niimoodi ehmatab taju kõik neiukesed eemale. Hiljem on aga paraku raske uuesti jutule saada. Isegi pallina põrkamine ei ava enam taevaväravaid. Tänapäeval on viisakas ikka eelnevalt teretada ja vähemalt veerand tundi mesijuttu puhuda. Aga jah, eks peremees peab koerahärrale elutarkust alles õpetama. Ei maksa imestada, et need ülienergilised minikoerad on võitnud inimese südame. Paraku tasub ennem Yorki võtmist tõsiselt järele mõelda. See koerake ei pruugi siiski väga paljudele sobida.
kui raske nüüd on sellist koera pidada? Ütleme, et väga raske. Sööme niimoodi, et ega tal iga krõbin ei meeldi ja siis tal on vaja konservi ja kana on ta lemmik. Et ikka tuleb vaadata, et mis anda. Krõbinad on nagu eriti, et võid neid ise süüa, kui tahad. Selle riietamisega on tegu nüüd naiste poolt välja mõeldud veidrusega ja et need on pool topakad, et piinavad loomasid, et kuidas sellele vastata siis? No ma ütlen, et selle tõu puhul ja üldse mingi väiksema tõu puhul oleks looma piinamine see, kui ta ilma riieteta külma ilmaga õue viia, sest neil puudub aluskarv ja neil on lihtsalt külm ja neil on vaja riideid selleks, et õues käia. Kui naiste puhul on selline ninnu nännutamine ja hilpude ning soengutega sehkendamine igati normaalne tegevus, siis meeste vaatenurk elule on väheke teine. Räägitakse niisugune peibede moeröögatus, aga et nüüd mees roosas, koer süles, samasugune väike, et juhtus niimoodi, et elukaaslasega mõtlesime, et peaks nagu koera võtma, aga midagi suurt nagu ei taha, et kahetoaline korter, et kass nagu ei meeldi ja... Et sisuliselt ei maksa nagu midagi imestada, kui mehed hakkavad ridikülidega ringi käima ja jorgid vahtavad välja. No päris ma arvan, et nii ei ole, et selle jätaks elukaaslasele jaoks, et aga rihma otsas nagu õues käin ikka, et selles pole nagu hullu midagi, et... Kuidas mees hakkama saab nii õrna olevusega? Hästi. Suurepäraselt. Yorkshire Terrier pole Eestis veel väga laialt levinud tõug. Paljud eestlased pole selle veidi üle 3 kilo kaaluva koeraga kordagi kokku puutunud. Tegu on suhteliselt noore koeratõuga. Esmakordselt registreeriti Inglismaalt pärit kääbusterrier iseseisva tõuna alles 1876. aastal. Minevikus pakkusid nad kassidele konkurentsi ja olid hinnatud rotipüüdjad. Tänapäeval nad enam musta tööd tegema ei pea, neist on saanud populaarsed seltsi ja näituse koerad. Ka Eestis muutuvad nad aina popimaks. Paraku kaasnevad sellega ka omad ohud. Kõige rohkem sellise väikese niinimetatud moetõu puhul on oht selles, nagu Ameerikas on muutunud koerte varjupaigad, on täis Yorkisi. Inimesed võtavad kergekäeliselt, nii nad jäävad. Sellised koerad leiavad muidugi varjupaigas kiiresti uue omane, aga nad on ikkagi ühe peremehe koerad, et nende süda murduks, et neid tuleb siiski väga-väga perekeskselt hoida. Loodetavasti tasakaalukas Eesti inimene talitab ikka arukalt ja ei hakka uisapäisa endale Yorkit võtma. Ilmselt poleks see ka väga paljudele jõukohane, sest tillukese iluduse eest tuleb üle 15 000 krooni välja käia. Jõulud on saabumas ja loodetavasti ei jõua siis ükski Yorki kingikotti. Need, kes tahavad seda tõugu koera võtta, peavad arvestama, et tegemist on tõelise portselankoeraga.